Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungiga. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 80 Riigikogu liiget, puudub 21. Ja nüüd on aeg eelnõude ja arupärimiste jaoks. Martin Helme, palun! Austatud kolleegid, olete ehk kuulnud, meil pidi jutu järgi olema uus parempoolne valitsus. Juhu, maksud hakkavad langema. Tuleb välja, et meil on võimul olnud viimased 4 aastat küll Reformierakonna peaminister ja Reformierakonna rahandusministrid ja rahanduskomisjon on ka Reformierakonna juhtimisel, aga kõik maksutõusud on tehtud ühe väikse partei poolt, kes on hoidnud neid valuvõttes. Ja nüüd uus valitsus kavatseb neid makse oma jutu järgi kaotama hakata. Meis leiate liitlase. Me oleme alati tahtnud makse alandada, mitte makse tõsta ja meis leiate liitlase ja et valitsusel kiirkorras appi tulla. Anname me sisse maksualanduste eelnõusid. Et me kuulsime siin infotunnis ka, kuidas peaminister ütles, et tulumaks jääb 24 peale. Ei, kallis Kristen Michal, kallid reformierakondlased, veel mõni aasta tagasi oli tulumaks 20 peal. Oli käibemaks 20 peal, ennem seda veel 18 peal. No tegelikult on niimoodi, et Kaja Kallase ja Kristen Michali valitsuse ajal on tõusnud kõik maksud, on tõusnud tulumaks, on tõusnud käibemaks, on tõusnud aktsiisimaksud kütusele, elektrile, gaasile, alkoholile, hasartmängudele, on tõusnud maamaks ja on välja mõeldud uued maksud nimega automaks näiteks. Ja kuna meil on nüüd jutu järgi uus parempoolne valitsus, kes maksulangetuste teele asub, siis meie loodame küll näha, et need eelnõud lähevad kiiresti menetlusse ja saavad kiiresti poolthääled. Ja alustame siis sellest, et annan sisse automaksu kaotamise eelnõu. Ja ma väga loodan, et nüüd ei juhtunud niisugust piinlikku lugu, et reformierakondlased ja Eesti 200-lased hakkasid Eesti avalikkusele kägu ajama ja kogu see maksulangetuste jutt tegelikult oligi lihtsalt avalikkuse lollitamiseks. Eesti ajakirjanikud on nad küll ära lollitanud, seda me näeme. Kõik kiidavad, et hea asi on, aga meie tahame näha hääletustulemusi. Et täpne olles ikkagi mootorsõiduki maksuga on tegemist. Urmas Reinsalu, palun! Ei, ma ei ütleks, et ajakirjanikud on ära lollitatud. Ma olen ka rääkinud ajakirjanikega praegu ja ega see nõutusseisund, mis ühiskonnas on poliitilises usalduskriisis, ei ole kuhugi kadunud, vaid on paraku süvenenud. Ja sellepärast Isamaa ongi teinud ka ettepaneku kõigile parlamendierakondade esimeestele panustada, pingutada ka sisulise lahenduse leidmiseks selles usalduskriisis. See eeldab meie kõigi ühist tööd. Kuid tulles konkreetse kaasuse juurde praegu, siis tõepoolest, eile oli kuidagi piinlik vahejuhtum, kui avalikkus sai teada, ilmselt siis, ma oletan, sotsiaaldemokraatide lekitatuna praeguses olukorras sellest, et kaitseministri asendajal, ametis oleval rahandusministril ei ole NATO saladuse luba. See tähendab ka väga ärevatel julgeolekulistel hetkedel, ka möödunud nädalal, kui puhkusele siirdus peaminister, puhkusele siirdus kaitseminister, puhkusele siirdus Aafrikasse, eks ole, härra Läänemets, oli tegelikult vastutas Eesti riigikaitse eest härra Ligi, kes NATO kollektiivkaitse küsimustes, kui tema käes on vastutus
poliitilise juhina Eesti sõjalise kaitsega otsuste langetamisest peab olema koridoris, kui otsuseid teha, nagu tuli välja. Et valitsuse istungitele, kus arutatakse rahalisi küsimusi, nii seoses ka kaitseraha eraldamisega, NATO kollektiivkaitsega, ega ka konkreetseid küsimusi, mis on seotud riigikaitse, kui ta on kaitseministri asendaja, et seal ei tohi Jürgen Ligi toas olla. No ma arvan, et see on piinlik lugu, et see asi tuleb ära klaarida. Härra peaminister ütles, et ta on korduvalt palunud härra Ligil see luba teha. No küsimus ei ole Ligil luba tegemises. Aitäh, härra Reinsalu. Inimesed õieti paigutada, kui neid lube ei ole. Me ei ole mõtet teha tõsistes küsimustes nalja, härra Kivimägi. On ju nii? Jah, aga tänud. Ma siis pean ise tutvustama, millega tegemist on. Tegemist on arupärimisega seoses NATO saladuse loa puudumisega. Lihtsalt palve kolleegidele edaspidi ikkagi tutvustada ka selle arupärimise või eelnõu sisu on selle asja mõte siin. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, lugupeetud kolleegid. Teid on rõõmustavalt palju siin saalis ja mul on hea meel teile veel kord meelde tuletada, et nii nagu Martin Helme ütles, olla siis riigi suhtes selline tore asi, et tehti valitsusremont ja nüüd üleöö on välja tuldud ka jutuga, et kõrged maksud on ühed väga halvad asjad ja pidurdavad majandust ja seetõttu nüüd, kuna on väidetavalt uus olukord, siis tuleb minna siis maksude muutmise ja maksude alandamise teele ja me tuleme siis ka uuele vanale valitsusele appi ja anname sisse käibemaksu muutmise seaduse eelnõu ja millega me siis tahame kaasajastada käibemaksuseadust, mis tagab toidukaupade ning kodumaise kartuli, puu- ja köögivilja kättesaadavuse elanikele. Ja kui rääkides majandusest, siis suurendab ka maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtete turul tegutsemise vabadust ja annab sellele õiguslikud raamid ja kui vaadata siis majandusteoreetiliselt, siis ka riigil suureneb sellega laekumine riigieelarvesse käibemaksu osas, mis peaks ju olema eriliselt õilis eesmärk. Siis eelnõu ei sisalda uusi vähetuntud ega võõrkeelseid termineid, takistusi ei ole, eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega, takistusi ei ole, seaduse mõjud on väga positiivsed ja riigile täiendavaid lisakulusid ei kaasne, nii et lugupeetud uusvana valitsus, palume seda eelnõu täies koosseisus toetada ja opositsioon loomulikult ka. Aitäh! Rene Kokk, palun. Austatud aseesimees, head kolleegid. Nagu siin nüüd teada on, et meil on siis valitsusvahetusega tegemist ja nagu peaminister on öelnud, siis ta loodab kolme nädalaga, võib-olla läheb rohkem aega uue valitsuse kokku saada. Ja eks siis läheb veel tükk aega enne, kui see valitsus tööle hakkab, et EKRE on siin siis vastu tulemas sellele uuele poliitikale, mida tegema hakatakse nüüd, kus siis uus koalitsioon on pääsenud sotsiaaldemokraatide ikkest ja on aru saanud, et hakatakse vähendama või soovitakse vähendada siis makse ja annan siis üle Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt eelnõu alkoholi, tubaka, kütuse, elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmiseks ja seaduse siis eesmärk on vähendada kütuste aktsiise ja vähendada ka kütuste käibemaksu. Nii et loodame, et siis tuleme siin ka koalitsioonile vastu ja saame kohe hakata menetlema neid asju, et ei pea ootama, kuni mitu kuud aega läheb ja valitsus uuesti töövõime saavutab ja neid makse siis alandama hakkab. Nii et loodame kõikide toetust sellele. Aitäh! Mart Helme, palun. Aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid. Nüüd saabub kohe vaikus, sest ma puudutan midagi, mis on paljudele midagi pühamast pühamat. Nimelt,
Me teeme ettepaneku julgeolekumaksu tühistamiseks, sest tegelikult ei ole see julgeolekumaks. Tegelikult on seda kasutatud eufemismina, et katta ja propageerida avalikkuses üleüldiseid maksutõuse. Ja kuna tegemist ei ole maksuga, mis oleks konkreetselt julgeolekumaks, mille puhul on selge, kuidas seda kogutakse, kuidas seda kasutatakse, siis me teemegi ettepaneku see maks sellisel kujul tühistada. Ja ma loodan, et ka kõik need, kes tunnevad tegelikult muret riigikaitse pärast, mitte selle üle ei tunne muret, mismoodi riigi kassasse kogutud raha huvigruppide ja oma sõprade ja jänese sugulaste vahel jagada, toetavad seda ideed. Sest vaadake, me oleme ikkagi täiesti absurdses olukorras. Kui täna toimub IPU Eesti delegatsiooni koosolek, kuhu tuleb Välisministeeriumi ametnik Sander Soone, kes kasutab väljendit Trump ja tema sabarakud. Trump ja tema sabarakud. Siis me oleme ikkagi iseennast maalinud niisugusse nurka, kust mis tahes julgeolekumaksudega ennast välja ei värvi. Ja seetõttu me teemegi ettepaneku julgeolekumaksuks nimetatavad maksutõusu käkid ja kobarad lahti harutada, tühistada ja tulla välja konkreetsete ettepanekutega konkreetsete saavutuste saavutamiseks. Ja siin on meil reserv on tohutu. 2,8 miljardit tuuleparkidele kohe Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Kohe. Ameeriklastel on ladudes tuhandeid Abrams tanke, tuhandeid ja tuhandeid Bradley soomukeid, tuhandeid ja tuhandeid Javeline ja kõike muud. Teeme ettepaneku selle rahaga osta endale koheselt kogus tehnoloogiat, millega Eestit kaitsta. Ja lõpetame sellised jaburused, et meil on ametnikud, kes räägivad Trumpist ja tema sabarakkudest. Ei ole Trumpi ja tema sabarakke. On Ameerika Ühendriikide president Donald J. Trump. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Esitan eelnõu, millega muudetakse tulumaksuseadust ja vähendatakse füüsilise isiku tulumaksumäära 20%-ni. Ja sellega tuletan uuele niinimetatud parempoolsele valitsusele meelde, milles seisneb väiksemate maksude väärtus. Tulumaksu alandamine jätab inimestele rohkem raha kätte, mis suurendab ostujõudu ja parandab üldist elukvaliteeti. See annab peredele võimaluse rohkem kulutada haridusele, tervishoiule ja muudele eluks vajalikele kaupadele ja teenustele. Maksukoormuse vähendamine motiveerib inimesi rohkem töötama ja ettevõtteid rohkem investeerima, mis omakorda loob uusi töökohti ja suurendab riigi maksulaekumisi pikemas perspektiivis. Madalam tulumaksumäär muudab Eesti atraktiivsemaks tööjõule ja investoritele, aidates kaasa rahvusvahelise konkurentsivõime paranemisele. See võib meelitada tagasi ka välismaale lahkunuid spetsialiste. Mõõdukas maksukoormus vähendab motivatsiooni varimajanduseks ja maksudest kõrvalehoidmiseks, tagades õiglasema maksukeskkonda. Tuletan meelde, milline on parempoolse valitsuse maksupõhimõte. Väiksem maksukoormus annab inimestele rohkem vabadust oma raha üle otsustada, vähendades riigi liigset sekkumist majandusse ja kodanike ellu. Aitäh! Väike märkus, nimelt julgeolekumaksuseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõul ei ole Martin Helme allkirja, et kui äkki Martin siis istungi jooksul äkki tuleb ja paneb allkirja siin virgatsi juures. Anti Poolamets, palun.
Aitäh, lugupeetud juhataja. Aitäh, lugupeetud parempoolse mõtlemise edendajad. Tõesti, nüüd on see hetk, kus me saame parandada Kaja Kallase huultelt lugemise katsetused, minna siis päris asja juurde ja hakata makse alandama. Arvestades seda, et sotsialistide raudsete kätega on kindlaid käsi paigal hoitud, siis nüüd on see õhk puhtamaks läinud ja teeme need maksualandused ära. Ma muidugi tuletan ajaloost ka meelde, kuidas sotsialistid raudsete kätega siin majas demokraatia vastast hoiakut üleval hoidsid, sest täna on ju 12. märts, siis kui sellel kurval päeval, kui arreteeriti 800 inimest Eesti oludes, on see tohutu hulk ja selleks andis oma abikäe sotsialist August Rei, sest tema tahe oli see, et peaasi, et konkurendid ei saaks võimule. Olgu mis tahes, olgu autokraatia, olgu mis tahes, selle nimel võib ohverdada demokraatia. Nii et mõtlemisainet on ka ajaloost, mida sotsialistid on Eestiga teinud. Ja tõepoolest, täna on see päev, kus me saame mõelda ka sellistele asjadele, kuhu kadus Eesti demokraatia ja kas see ei või jälle meil käest libiseda. Aitäh! Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees, austatud kolleegid siin saalis, oma sidevahendite taga ja head inimesed, kes te meid kuulate. Eile ja täna on väga palju sõnu öeldud meie peaministri kohta, kes on asunud valitsusremonti tegema. Ja kui ta eile kandis siit samast puldist ette riigi pikaajalise arengustrateegia Eesti 2035 elluviimise jutupunkte, sain ma temalt küsida, kas tema peaministrina on rääkinud oma kolleegidega või andnud kusagile käsu tegeleda ka pensionäridelt keskmise pensioni indekseerimise lõpetamisega, sest et juttu on olnud eelmise valitsuse ajal, et rahavarud on eelarves ebapiisavad ja uusi makse tuleb kehtestada, kokku tuleb hoida ja ka osad indekseerimised lõpetada. Peaminister vihastas selle peale ja asus hoopis küsitlejat ründama. Meenutas mulle, et Isamaa on vabaks lasknud teise samba ja see on väga suur kuritegu. Kui mõni inimene on saanudki endale osta televiisori või küproki, siis paistis peaminister arvavad, et see on väga suur kuritegu. Aga lubage meelde tuletada heale peaministrile ja Reformierakonnale, et te olete liberaalne erakond, vabaduste pooldaja ja see puudutab ka seda, kuidas inimene oma säästudega ümber käib. Ja seda muinasjuttu, kuidas riik paneb teise sambasse 4% juurde, kui te seal osalete. Rääkige oma vanaemale, aga tema ka teid enam ei usu, sest talle te valetasite juba mitukümmend aastat tagasi, et ta saab Palmisaarele selle raha eest minna. Tegelikult see raha võetaksegi inimese esimesest pensionisambast ja pannakse teise juurde ja kui keegi fondihalduritest saab palka, on hästi. Tavaliselt on need fondid olnud miinuses. Aga minu küsimus ei puuduta peaministrit, vaid sotsiaalkaitseministrit, kes tegelikult ju pensioni teema eest vastutab riigis. Ja nii ma küsingi temalt arupärimisega, kas jutud selle kohta, et Reformierakonnal on kavas või on olnud kavas keskmise pensioni indekseerimine lõpetada, vastavad tõele ja kas ja millisel tasemel on selleks ministeeriumis ettevalmistusi tehtud ja ma loodan siiralt, et minister ei valeta nii nagu kunagi tema endine peaminister Kaja Kallas ütles, et ma ei saa teile tõtt rääkida, sest muidu te ei anna mulle valimistel hääli. Aitäh! Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu 6 seaduseelnõud ja 2 arupärimist. Ja nüüd, kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Päevakorrapunkt number 1. Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 551 SE kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 551 SE lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.
Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 551 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle poolt hääletas 71 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 1. Eelnõu 551 SE on seadusena vastu võetud. Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 547 SE teine lugemine. Ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, sotsiaalkomisjoni esimehe Madis Timpsoni. Aitäh, härra eesistuja, austatud kolleegid. Mina siis annan ülevaate, mis selle eelnõu kahe lugemise vahepeal sotsiaalkomisjonis toimus. Ja arutasime seda kahel korral, esmaspäeval 17. veebruaril ja siis ka 10. märtsil. Olime kutsunud ka omale sinna külalised. Eesti Linnade Valdade Liit saatis kirja, et nendel mingit märkusi pole ja sest et nad ei tule, tuli õiguskantsler, kes arvas, et tema hinnangul võib-olla peaks mõnda kohta rohkem lahti seletama. Eelkõige ta siis puudutas mittetöötavaid lapseootel naisi ja alla 3-aastaste laste vanemaid, milles siis oli asja iva, et mis puudutas siis neid lapseootel naisi, et siis õiguskantsleri kantselei arvas, et kuna kehtiv seadus võimaldab lapse isa surma korral maksta lapseootel lesele toitjakaotuspensioni alates 12. rasedusnädalast ehk umbes 28 nädalat enne lapse plaanitavat sündi ja et võib-olla siis seda võiks olla pikem. Sotsiaalministeerium vastas selle peale, et viimastel aastatel on toitjakaotuspensionid saanud vaid üksikud mittetöötavad lapseootel lesed ja ministeeriumi andmetel olid viimase 2-3 aasta jooksul üks isik, kellel sündis laps ja kes sai raseduse perioodil toitjakaotuspensioni. Ja talle maksti toitjakaotuspensioni lapseootel olemise ajal 2 kuu eest. Ja nad olid loomulikult kaalunud seda eelnõu ettevalmistamise käigus selle toitjakaotusriski hindamisel erinevaid hüvitisi ja kaalutud variantidest oli see vanemahüvitise maksmine 2 kuud enne lapse sündi toitja kaotanud vanemale, kes ei tööta, kõige optimaalsem lahendus. Ja nad selgitasid ka seda, et see variant on inimesele tegelikult soodsam kui toitjakaotuspension ja toitjakaotustoetus. Mis puudutab alla 3-aastaste lapsevanemaid, siis õiguskantsler arvas, et õigemini tema esindaja, et kehtiv seadus võimaldab maksta pensioni kuni 3-aastast last kasvatatavale mittetöötavale leskedele ja eelnõuga see võimalus võib ära kaduda või kaobki ära ja siis on probleem nendel vanematel. Ja oli ka jutuks see, et probleem võib olla ka, kui laps saab 1,5-aastaseks, et ja lasteaia kohti, see teema tekkis ka. Ministeeriumi esindajad ütlesid selle peale, et meie Eesti vanemahüvitise süsteem on Euroopa üks kõige heldem, pikem ja paindlikum, võimaldades kasutada vanemahüvitist osade kaupa ning samal ajal ka tööl käia. Väga paljud vanematest töötavad samal ajal ja teiseks vanemahüvitis tagab vanemale peale lapse sündi asendussissetuleku. Ka praegu kehtib toitjakaotuspension, mille keskmine prognoositav suurus sellel aastal on 295 €, ei ole piisav selleks, et tagada vanema ülalpidamine. Ja eelnõuga olukorda ei halvendata. Vastupidi, olukord muutub naistele paremaks, kuna laiendatakse sihtrühma naistega, kes ei ole abielus või registreeritud koosjelus ja kelle lapse teine vanem sureb. Loomulikult meil on väga aktiivne komisjon, oli ka komisjoni liikmetel erinevaid küsimusi.
näiteks kolleeg Irja Lutsar palus kommenteerida, et miks ei võiks siis vanemale maksta 70 päeva asemel 4 kuud enne lapse sündi, mille peale siis ministeerium vastas, et eelnõuga pannakse mittetöötavad vanemad töötavate vanematega võrdsesse seisu ehk mõlemal sihtgrupil tekiks õigus saada 2 kuud enne lapse eeldatavat sündi vanema hüvitist. Karmen Joller, tema mure oli eelkõige selles, et kuidas võiks paremini selgitada, seletuskirjas vähemalt lahti, et millised on elukaaslase surma korral raseda võimalused abi saamiseks. Etteruttavalt olgu öeldud, et ministeerium need seletuskirjas ka seda on täiendanud. Siis meil oli seal vaidlus, kolleeg Grünthali tõstatatud vaidlus, et tema arvates peaks olema see pensioniea tõstmine valitsuse tasemel, mitte sotsiaalkaitseministri, ei saaks üksi seda otsustada, mille peale siis ministeerium vastas, et protseduur on ikkagi seaduses sätestatud ja seaduses on see valem ette antud, et minister ise ei saa seda omavoliliselt muuta. Ja eks see on selline küsimus, mis me on korduvalt ka seal komisjonis esile kerkinud. Siis, nagu ma ütlesin, oli see lasteaiakohtade teema oli meil seal arutluse all veel. Ja teisel, kui me teine kord kokku saime, siis kolleeg Kingo tõstatas küsimuse, et osade sihtgruppide jaoks tõuseb toitjakaotustoetus, tulude suurenemisel jäävad osad ilma sellest, et kas on ka analüüsitud, kui palju siis see mõjutab, mille peale siis ministeeriumi inimene vastas, et võetakse arvesse toimetulekutoetuse määramisel, selle pensioni puhul võetakse pensionit arvesse toimetulekutoetuse määramisel ja päris täpselt toitjakaotustoetuse tõus pigem vähendab vajadust saada toimetulekutoetust, aga ühte kindlat numbrit ta välja ei toonud. Ja sellega meil need arutelud ka seal lõpetati, esitati ka muudatusettepanekud ministeeriumi poolt, mis olid ühe ettepanekuna vormistatud, kus oli 4 punkti, mis said kõik ka, leidsid komisjoni heakskiidu. Ja siis me tegimegi menetluslikud otsused, et saata ta siis täiskogu päevakorda 12. märtsil konsensusega, samal istungil tehti ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada, 6 poolt, 1 vastu ning juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, võtta eelnõu 3. lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 19. märtsil käesoleval aastal. Aitäh! Suur tänu teile ettekande eest, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. 1 muudatusettepanek on esitatud ja et olla täpne, siis see oli juhtivkomisjonilt, mitte ministeeriumilt. Ja see muudatusettepanek number 1, selle on esitanud sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjoni seisukohta arvestada täielikult. Oleme sellega ka kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud ja sellega on eelnõu teine lugemine lõpetatud. Ja ka selle päevakorrapunkti menetlemine. 3. päevakorrapunkt, Riigikogu liikmete Rain Epleri, Kert Kingo ja Arvo Alleri algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 552 SE esimene lugemine. Ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Kert Kingo. 20. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid siin saalis. Antud eelnõu on tingitud asjaolust, kus niinimetatud uue poliitkultuuri toonud valitsusega on kaasnenud käitumine ja see on kujunenud korduvaks, kus probleemide ilmnemisel keelduvad Vabariigi Valitsuse liikmed, ministeeriumite allasutuste juhid ja ministeeriumite kõrgemad ametnikud ilmuma omapoolsete selgituste andmiseks Riigikogu komisjonidesse ja esitama asjasse puutuvaid dokumente. Ka on need eelnimetatud isikud jätnud vaatamata komisjoni kutsele lihtsalt komisjoni ilmumata. Meenutame, Kaja Kallase perekonna Vene äridega seonduv,
riigieelarve tegevuspõhise eelnõu läbipaistmatus riigi rahade kasutamisel, Nordica tegevuse lõpetamisega seonduvad asjaolud, meretuuleenergia planeeritud subsideerimine 2,6 miljardi suuruse summaga ja nii edasi ja nii edasi. Eelnõu eesmärgiks on panna selgemalt paika valitsuse liikmete ning muude isikute Riigikogu komisjoni ilmumise ja dokumentide esitamise kohustuste täitmise reeglistik ning sanktsioonid kohustuste mittetäitmise puhuks. Kehtivas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses on sätestatud Riigikogu komisjonide õigused kutsuda komisjoni ette Vabariigi Valitsuse liikmeid ja muid isikuid ning nõuda dokumentide esitamist. Samal ajal ei ole sätestatud selgelt isikute kohustust Riigikogu komisjoni nõudmiste täitmiseks. Sanktsioon komisjoni nõudmiste mittetäitmise eest on täna kehtivas seaduse redaktsioonis sätestatud ainult uurimiskomisjoni puhul. Eelnõu seadusena vastuvõtmine suurendab Riigikogu volitusi täitevvõimu üle kontrolli teostamiseks ning parandab seeläbi demokraatliku õigusriigi toimimist Eestis. Antud seadusemuudatusega antakse kõikidele Riigikogu komisjonidele, nii alalistele, eri- kui uurimiskomisjonidele, ühetaolised õigused ning kehtestatakse konkreetsemalt kohustus komisjoni nõudmisi täita. Eelnõu rakendamine on eelarveneutraalne, aga suurendab Riigikogu rolli riigi läbipaistval juhtimisel. Ja meie ettepanekul on soovime sisse viia seadusesse, Riigikogu kodu- ja töökorra seadusesse sellised muudatused, kus paragrahvis 22, mis sätestab komisjoni õigused, lõikes 2 asendame sõna uurimiskomisjonil sõnaga Riigikogu komisjonil ja tekst saab olema selline, et Riigikogu komisjonil on õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Komisjoni poolt nõutud andmeid ja dokumendid tuleb esitada komisjoni määratud tähtajaks. Ja teise paragrahvi muudatus on paragrahv 23, mis reguleerib komisjoni töö takistamist ja senise sõnastuse puhul vahetame välja sõna uurimiskomisjoni, asemele paneme sõnad Riigikogu komisjoni töö takistamine. Ja lõikes 1 samamoodi asendame sõna uurimiskomisjoni sõnaga Riigikogu komisjoni ja tekst saab olema selline, et Riigikogu komisjoni kutse peale mõjuva põhjuseta ilmuma jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistatakse kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga. Ja lisaks soovime lisada paragrahvile 23 juurde uue lõike 4 järgneva tekstiga. Kui minister ei täida käesoleva seaduse ehk Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvis 22 lõikes 1 punktis 2 nimetatud nõudmist 2 Riigikogu töönädala jooksul alates nõudmise esitamisest, algab automaatselt ministri suhtes umbusalduse avaldamise protseduur ilma selle seaduse paragrahvis 133 toodud nõudeid rakendamata. Juhin tähelepanu, et see paragrahv 133 reguleerib umbusalduse avaldamise algatamist. Ja sellega on minu poolt tutvustamiseks kõik. Suur tänu teile. Kõik oli nii selge, et kolleegidel küsimusi ei ole. Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liikme Timo Suslovi, kes peaks tutvustama arutelu ja seal langetatud seisukohti, kolleegide arvamusi. Ma hetke vabandan, et meil ei ole küll mingit kurja plaani siin boikoteerida seda eelnõud. Et ootame hetke. Me oleme lihtsalt harjunud, et on rohkesti küsimusi, et siis väga kena. Timo, alles sul oli jalg kipsis, et ära nüüd ülearu ka nüüd siin. Palun teid kõnetooli
tutvustama põhiseaduskomisjoni seisukohti, mis on seotud eelnõuga 552 SE ja milliseid otsuseid seal komisjoni istungil langetati. Ja, vabandust viivituse pärast. Nii, siis ma loodan, et eelnõu esitaja tegi korraliku ettekande ja rääkis, milles oli ka sisu. Ja ma annan teile siis ka komisjoni toimuvast ülevaate. Komisjon toimus teisipäeval 18. veebruaril ja kohale oli kutsutud siis kõik ka algataja esindajad ja loomulikult olid ka seal ministeeriumi esindajad. Siis, mis ma saan nagu veel lisaks tuua, oli see, et oli päris tõsine arutelu, et kuidas siis võiks kodu- ja töökorda muuta ja kas see on siis selline piisav ja väga oluline muutus, mis peaks tegelikult siia sisse viima. Ehk me teame, tegelikult on seda eelnevatel aastatel ka tehtud, aga ei ole tegelikult selgust sellest, kuidas päriselt rakendada. Ja toimus ka selline arutelu, mida ilmselt ka teile siia ette kanti ja arutelu käigus siis nagu ikka tehti vajalikud otsused ja oli siis otsus teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26. veebruaril, see on küll nüüd nihkunud, siin oli konsensus ja oli siis veel järgmine otsus, et teha ettepanek eelnõu tagasi lükata ja sellest oli siis poolt 6 ja vastu 4, erapooletuid oli 0 ja siis juhtivkomisjoni esindajaks määrati siis ka Timo Suslov ja samamoodi oli see konsensus. Et sellega siis ka arutelu lõppes ja nii ta siis otsusteni jõuti. Aitäh teile. Teil on mõned küsimused. Kert Kingo, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja ja komisjoni poole ettekandja. Palun öelge nimeliselt ja erakondliku kuuluvusega, kes olid need isikud, kes hääletasid selle seaduseelnõu tagasilükkamise poolt. 6 tükki oli neid. Aitäh. Ja aitäh küsimuse eest, võin seda täitsa teha. Poolt oli siis Katrin Kuusemäe, Kalle Laanet, Eduard Odinets, Pipi-Liis Siemann, Timo Suslov, Hendrik Johannes Terras. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja hea ettekandja, et sellele seaduseelnõule valitsus loobus arvamuse andmisest. Ja tegelikult on see väga hea eelnõu, et Kert Kingo kandis selle siin ette ja siit tulid välja tegelikult väga sellised suured probleemid, mis meil on ilmnenud, et valitsuse liikmed ei taha tulla rääkima ja väga sellistes küsimustes, mis tihtipeale võivad veel korruptsiooni, ka nende isikliku korruptsiooni ja huvide konflikte sisaldada. Et ma küsin lihtsalt, et mis oli siis komisjoni poolne argument, et miks selline hea eelnõu tagasi lükata, et keda te kaitsete või mida te varjate? Aitäh. Küsimus oli mulle, siis ma ei varja siin midagi. Küsimus oli pigem see, et kas see on proportsioonne, et sellele siis mitte tulemusele. Ma saan aru, et see on nagu varasemalt olnud probleem ja sellest oli ka siin jutt. Aga ja sellest tegelikult oli ka see, et ma arvan, et see on nagu paremaks näinud siis valitsuse liikmete poole pealt, et on ilmutud ja selles mõttes, et saab ka seda tööd teha niimoodi, nagu kord ja kohus ette näeb. Aga siin oli lihtsalt see ühel olid ühed arvamused, teised olid teised arvamused, kas seda siis sellist rahalist kuidagi sunnimeedet kasutada, siis see on nagu ongi maailmavaateline koht ja sellest oli pigem nagu see selline arutelu kestus. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. Et kas see vastuseis siis sellele, et kehtestada kohustus, et peab ilmuma uurimiskomisjoni ette Vabariigi Valitsuse liige, tulenes pigem sellest kohustuse kehtestamise vormist või sellest sisulisest poolest? Selles mõttes, et sisulise poole pealt võiksime me ju kõik nõus olla, et kui valitsus on Riigikogu ees aruande kohustuslik, siis Vabariigi Valitsuse liige ehk minister ei saa valida, kas ta ilmub Riigikogu
uurimiskomisjoni ette või ei ilmu. See peaks ikkagi olema ju kohustuslik. Kas selles osas vähemalt valitses komisjoni liikmete vahel üksmeel või ka siin olid lahknevused? Sest ma mõtlen, et sarnasest mõtteviisist lähtuvalt siis võiks öelda, et ei peagi infotundi tulema. Et põhimõtteliselt infotunnis peaks nagu olema Riigikogu liikmetel võimalus küsimus esitada Vabariigi Valitsuse liikmetele, aga Vabariigi Valitsuse liige leiab, et see küsimus, mis tal on suunatud, pole piisavalt oluline või relevantne kuidagi muud moodi, et siis lihtsalt ei tule. Et saate te selgitada, milles see vastuseis siis selle kohustuse kehtestamisele tulenes? Aitäh! Tuletan endale vaikselt siin vaatamises meelde, et kas seda nagu räägiti ja ma ei näe seda, et selliselt seda teie tõstatatud küsimust niimoodi nagu räägiti, et kas me oleme siin kõik ühte meelt või teist meelt, et pigem oli sellised maailmavaatelised küsimused ja see arutati siin läbi, aga sellele küsimusele mul teile nagu vastust niimoodi otseselt ei ole. Aitäh! Lauri Laats, palun! Aitäh, hea istungi juhataja ja ettekandja. Ega siin ei ole ju küsimust maailmavaates, küsimus on puhtalt poliitkultuuris. Ja eks see poliitkultuuriga on meil siin suuremad probleemid ja eks ta juba algas ka varem eelmise peaministri ajal, kus siis lihtsalt teerulliga sõidetakse ja sõideti opositsioonist üle. Ja ega niisama see ju selline eelnõu ei sünni ja siia saali ei tule, kui meil ei oleks probleeme poliitkultuuriga. Ja sellest lähtuvalt ma küsingi, et miks te ise arvate, et miks see sellisel viisil on juhtunud ja miks me peame seoses praeguse ja eelmise koalitsiooni käitumisega arutama just sellelaadseid eelnõusid, mis eelkõige tahaks korrastada just nimelt seda poliitkultuuri? Aitäh! Kuna ma olen siin komisjonipoolne ettekandja, siis isiklikud arvamused võib-olla ma avaldan seda hiljem. Aitäh! Mart Helme, palun! Jah, aitäh! No mul on niisugune küsimuse laiendus, ma ütleksin, et kui me loeme siin ikkagi viimasel ajal, viimaste kuude jooksul Riigikontrollist tulevaid uudiseid sellest, kuidas ei saada kätte numbreid ja ei võeta jutule Riigikontrolli esindajaid ja et see on ikkagi selle valitsuse käekiri. Kuskil salastatakse, ei taheta aru anda, ei anta näole, et mis siis ikkagi nüüd juhtunud on. Kas me liigume seda teed nagu Rumeenias, kus ühel hetkel Reformierakonna ikkevalitsus otsustabki, et aitab naljast, meie teile aru ei anna, me võtame teilt ainult raha ja jagame seda oma tahtmise järgi ja ongi kõik niimoodi, et ka teie jutt ikka kõlab ausalt öeldes sealt puldist praegu umbes niimoodi. Aitäh! Ma ei tea, ma kandsin ette komisjoni seisukohta, ma ei oska sellele kommentaari nagu jagada. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Ja aitäh, et no ma kuulan seda ja ei suuda ära imestada, et no tõesti, et ma küsisin, et miks see põhjus oli, miks tagasi siis lükati, siis te ütlesite, et lükati tagasi põhjendusega, et on isegi ilmutud ju ka, et polegi vaja, et kas veel midagi oli või oligi ainult see lapsik arrogantne põhjendust, et Kert ju tegelikult luges ette siin väga-väga kaalukaid juhtumeid, mil valitsuse liikmed pole soovinud siis uurimisele kaasa aidata. Et me ju näeme, et siin on ju probleem ja et mis põhjendused seal siis veel oli, et tõepoolest, et on ju käidud ka, see ei päde. Ja aitäh, et siin ka põhiseaduskomisjoni esimees härra Hendrik Johannes Terrast tõi ka oma sõnas välja selle, et põhiseaduses on sätestatud kord, kuidas siis ka ministrile saab umbusaldust avaldada, nii et tegelikult on see koht on olemas, et kui see selline nagu muster jätkub, siis on see kindlasti võimalik teha. Aga küsimus oli pigem see, et kas see peab olema rahaline, uurimiskomisjonis see selline on, et kas ta peab olema ühtne, see oli lihtsalt siin küsimus. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh. Ütleme niimoodi, et kui asutuses või ettevõttes ülemus kutsub välja põhimõtteliselt koristaja või autojuhi ükskõik kelle ja see ütleb, käi sinna samusesse, et ma ei tule kuskile, siis tavaelus need sellised ülbitsejad lastakse lahti.
ma viitaks praegu sellele asjaolule, et tegelikult on Riigikogu on ikkagi see institutsioon, kes määrab valitsuse paika ja valitsuse liikmed peavad käima Riigikogus aru andmas. Ja ma juhin tähelepanu ühele asjale, et Riigikogu liikme staatuse seadus ütleb selgelt ära, et Riigikogu liikmete nõudmistele, märgukirjadele tuleb vastata. Miks seda ei tehta ja mikspärast põhiseaduskomisjon ei käsitlenud selles eelnõu menetluses Riigikogu liikme staatuse seadust? Aitäh! Meil oli eelnõu, mis puudutab siis kodu- ja töökorra seaduse muutmist, et sellega siin ei arutatud. Ma ei oska teile selle rohkem vastata. Et seda meil ei olnud lihtsalt siin sees. Ja, aitäh. Kert Kingo, palun. Tänan, lugupeetud istungi juhataja, hea komisjonipoolne ettekandja. Põhiseaduskomisjoni, mille esimees on siis ühe valitsuserakonna Eesti 200 liige, härra Terras, on paistudki siin saalis alati silma, et mingit sisulist arutelu ei toimu ja lihtsalt koalitsiooni häälte enamusega rullitakse kõik eelnõud läbi. Sama mulje jääb praegust selle eelnõu puhul, sest argumente komisjoni poolsed ei olnud ka aru saada, et seal mingit tõsisemat arutelu oleks toimunud. Kas ma peaksin sellest aru saama siis niimoodi, et koalitsioon ei taha suurendada Riigikogu volitusi täitevvõimu üle kontrolli teostamiseks ja koalitsioonisaadikud ei taha, et oleks riigi juhtimine läbipaistev, sest nii te ju hääletasite? Aitäh! Ma sellele konstruktsioonile allkirja ei pane, aga ilmselt siis ongi see, et meie arvates, kes hääletasid selle tagasilükkamise poolt, siis on seda meelt, et need tingimused on siia täna sisse toodud ja need on nagu piisavad, et selles oli küsimus. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. No natuke tegelikult on kummaline, et osa erakondi on selle vastu mingil põhjusel. Et minu arust see on meie kõigi huvides, et me saame seda infot ministrite käest kätte, mida vaja on, ja see on ausalt öeldes kummaline, et on saadikuid, kes arvavad, et kuidagi ei peaks ministri käest seda saama ja ainukene viis siis, kuidas ministrit üldse korrale kutsuda, on see, et tehke talle umbusaldusavaldus. Me ju teame väga hästi, et nii kaua kui koalitsioonid püsivad ja häälte enamus on üle, siis ministrit maha ei võeta seni kaua ja siis jääbki nagu patiseis, et me infot ka nagu ei saa. Et see nagu ei ole konstruktiivne lähenemine ja ma arvan, kõigi huvides on see, et infot kätte saadakse. Aga kas need 6 inimest, kes siis vastu hääletasid, kas nad põhjendasid ka, et mis need argumendid on, et miks nad arvavad, et ikkagi komisjonis ei pea minister siis tulema ja rääkima neid murekohti lahti, et oli teil suurem arutelu ka selle üle? Aitäh. Aitäh küsimuse eest, et selliselt küsimusele, kas jah või ei, ma siit välja ei loe, et kas nüüd otsustati ühte või teistpidi iga isik on ju. Aga siis enamus oli sellisel arvamusel jah, et me seda ei toeta, sellepärast et oligi arvamus, et need tänased tingimused on kodu- ja töökorra seaduse sisse nagu viidud ja see peaks olema ka piisav. Aga loomulikult ministrid peavad käima ja andma aru erinevates komisjonides, aga loomulikult, kui on puudumine, siis see peab olema põhjendatud. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Igaks juhuks nüüd selleks, et ainult mingi väga ühekülgne pilt ei kujuneks sellest, ma räägiks natukene, kuidas see asi algus sai, eks siin teised ministrid on õppinud ikka parimate käest, et otsa tegi ju lahti tegelikult Martin Helme, kes jättis järjekindlalt ilmumata komisjonide istungitele. Võtame lahti ajalehtede pealkirjad. Martin Helme ei ilmunud korruptsioonivastase erikomisjoni istungile. Martin Helme nõunikud ei ilmunud komisjoni istungile. Rahandusminister Martin Helme ülekuulamine ja rahandusminister Helme jättis Riigikogu pika ninaga. Ja siis lõpuks Martin Helme Riigikogu erikomisjonide ette ei astu. Lihtsalt nii ütleski.
nii et iseenesest ma ei ütle, et see on hea tava nüüd, et mitte ilmuda. Aga kui me räägime millestki, siis räägime ka sellest algusest, millest see tava algus on saanud ja mõistame selle siis ühiselt hukka. Aitäh! Aitäh, see vist ei olnud küsimus mulle. Kalle Grünthal, palun. Head kolleegid, kuulame Kalle küsimust. Aitäh! Kalle kord on praegu. Head kolleegid, Mart Helme, Kalle Grünthali kord on praegu. No ikka võib. Ei võib ikka, aga lihtsalt, et ei sega teisi kolleege, kes tahavad küsida. Väike emotsioon käib asja juurde. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, et väidetavalt pidi olema ainukene komisjon siinsamas Riigikogus, kus ei tegeleta poliitmängudega, see on riigikaitsekomisjon. Seda ma saan homme näha, kui ma lähen homme ühte oma esitatud eelnõud sinna kaitsma. Praeguses olukorras on ju näha need samad argumendid, mida Valdo Randpere välja tõi, on kandunud edasi. Seega on tegemist ikkagi probleemiga ja probleem tuleks lahendada. Aga ma ei saa aru, mikspärast põhiseaduskomisjon, kes peaks olema Eesti Vabariigi üks tugevamaid komisjoni ja põhiseaduslike väärtuste kandja, ei soovi sellist asja teha ja ta lihtsalt tegeleb ainult poliitmängudega. Ma tahaks väita seda, et teie poolt märgitud põhiseaduskomisjon on poliitmängude ettevõtja, kes tagab ainult need küsimuste esitamise, mis on vajalikud. Olete nõus selle väitega? Ei, ma ei ole sellega nõus, aitäh teile. Varro Vooglaid, palun. Jaa, aitäh. No, nende reeglite puhul, millega korraldatakse parlamendi tööd ja ühtlasi parlamendi valitsuse vahelist koostööd, peaks alati olema tagatud nende universaalne iseloom. Et ma saan aru ühest poolt sellest, et me erinevate parteide või fraktsioonide liikmetena tahaksime selliseid reegleid, mis oponenti seovad, aga meid ennast ei seo. No paraku nii see asi ei ole võimalik, et reegli puhul see universaalne iseloom tähendab seda, et ta peab kehtima kõigi suhtes ühetaoliselt. Ja sellega seonduvalt ühtlasi kuulates neid vastuseid, mida te olete meie küsimustele andnud, ma jäin mõtlema, et kui teie leiate ennast ühel hetkel opositsioonist kõikide nende saadikutega, kes te siis olite praegu selle eelnõu tagasilükkamise ettepaneku poolt, kas te siis jääte selle sama seisukoha juurde, et kui koalitsioonierakondadesse kuuluvad ministrid teie taotluse peale lihtsalt ei ilmu parlamendi erikomisjoni ette, siis nii ongi, et see on siis nende suveräänne õigus ja siis te ei tule eelnõuga välja, et ei, nii ikka ei saa, et tuleb kehtestada kohustus sinna ilmuda. Vaadake, ei ole nii kaua Riigikogus olnud, et teaks seda teist poolt, aga seda komisjonis meie ei arutanud esiteks. Kui me vaatame tagantjärgi, mis on ka siis rakendusaktidega nagu juhtunud, et siis tegelikult ei ole ühtegi rakendusakti tänavast vastu võetud, kuidas seda probleemi tegelikult ka päriselt lahendada. Et tegelikult sellega mitte kunagi ei ole ka lõpuni mindud. Aga jah, seda me komisjonis ei arutanud, me ei saa sellele küsimusele vastata. See oli puhtalt minu enda arvamus. Aitäh. Valdo Randpere, taas on teie kord. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Kui nüüd veel ajaloos niimoodi sobrada ja natukene objektiivne olla, siis eks Martin omal ajal jättis komisjonide ette ilmumata ju sel põhjendusega, et komisjonil ei olnud tegelikult pädevus seda küsimust arutada. Ja täpselt sama põhjendus on tegelikult tihtipeale olnud ka meie ministritel ja õigusega. Ega need komisjonid on tegelikult ka niimoodi kippunud üle oma pädevuse asju ette võtma selleks lihtsalt, et teha ühte poliitilist toredat etendust. Ja selles on see vastasseis. Nii et tegelikult võiks ju ka eeldada, et komisjonid järgivad täpselt kodu- ja töökorra seadust ja tegelevad asjadega, mis on nende pädevuses. Aga minu küsimus sulle on, kas seda ka komisjonis arutati, et kuidas panna need erikomisjonid tegelema tõepoolest, näiteks eelarve kontrolli erikomisjon võiks tegeleda riigieelarvega, mitte sellega, kas päike tõuseb idast või läänest. See oli küsimus. Ei, me ei arutanud seda. Jah, aitäh. Hea küsimus oli. Siiamaale idast. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun.
Aga öelge palun, et kuidas me siis ikkagi saame tagada seda, et valitsuse liikmed ilmuksid ikkagi erikomisjoni, mis on siis teiepoolne lahendus? Et ma lihtsalt toon näite, et korruptsioonivastasest erikomisjonist, me oleme 3 korda arutanud RMK salastatud lepingute teemat. 1 kord on seda arutanud ka riigieelarve kontrolli erikomisjon. Ja kõik need 4 korda Yoko Alender jättis ilmumata. Siis meretuulikute teema, täpselt samamoodi, minister jättis ilmumata. Ja siis me mäletame ka seda olukorda, kus ma kutsusin peaministri ja Keit Kasemetsa komisjoni riigisekretäri teemale, täpselt samamoodi jäeti ilmumata. Et kuidas selliseid ikkagi olukordi lahendada, et me ju soovime saada vastused, et see infotunni raames, et need 2 küsimust, mis me saame küsida erinevate ministrite käes, see ei ole piisav, et vastasel juhul põhimõtteliselt see erikomisjoni töö ju muutub selliseks mõttetuks, kui me ei saa vastuseid valitsuse liikmetelt. Aitäh. Aitäh. Et lihtsalt tuletan meelde komisjonis arutelud, et me seda niimoodi ei arutanud ja mul sellele nagu vastust ei ole, et mul oleks mingi rohi siin ja isiklikud arvamused ma võin siis pärast öelda, kui see hetk tekib, aga praegu ma olen komisjoni ettekandja. Aitäh. Rene Kokk, palun, teine küsimus. Tänan, hea juhataja, hea ettekandja. Kuuldes siin Valdo Randpere juttu, mis ta siin küsis, et mul tekkis kahtlus, et kas on võimalik, et komisjoni liikmed tegelikult ei saanud aru, mis eelnõud te arutate. Sellepärast, et täiesti põhjendatud kahtlus on, kuna Valdo Randpere räägib midagi siin vanadest aegadest, kes ilmus, kes ei ilmunud. Selle eelnõu sisu on see, et ministrid ilmuksid, olenemata sellest, millisest erakonnast nad on. Ja äkki juhtuski nii, nagu Valdo Randpere ei saanud aru praegu tegelikult, mida me menetleme. Võib-olla ei saanud ka komisjoni liikmed aru ja sellepärast äkki tekkis see tõrge, et 6 komisjoni liiget hääletasid teistmoodi. Et äkki on võimalik, et nad tõesti ei mõistnud seda. Äkki saate kommenteerida seda? Aitäh. Aitäh, hea küsimus. Ma arvan, et kõik mõistsid ja Valdo Randpere kohta ma ei oska midagi kommenteerida. Aitäh. Suur tänu. Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Selle arutelu puhul on ikka tarvis seda niisugust rahvatarkust öelda või kõnekäändu, et ega kus muidu nalja saab, kui ise ei tee. Et see oli ju päris naeruväärne praegu, mis siin toimus. Eriti see, et otsitakse kuskilt mingit 5 aasta taguseid asju, et keegi ei ilmunud kohale. Kulla sõbrad, aga sellepärast see eelnõu siin ongi, et see on muutunud juba niisuguseks mustriks, et ei ilmuta kohale. Ei ilmu kohale, no hea küll, Martin ei ilmunud kohale, kuna ütles, et see ei ole komisjoni pädevuses see teema, aga oleme kohanud nüüd hiljem erinevate ministrite, erinevate teemade, erinevate erikomisjonide puhul sedasama asja, et lihtsalt ei tulda kohale või kui tullakse kohale, siis keeldutakse andmast komisjoni käsutusse materjale, et komisjon saaks korralikult ennast kurssi viia asjaga, vassitakse, ei ilmu ametnikud kohale. Olen ju ise näinud korruptsioonivastases erikomisjonis, kui hädas on Riigikontroll, sest Riigikontroll ütleb, et talle ei ole edastatud ministeeriumi poolt neid või teisi või kolmandaid materjale, et nad on kahjuks sunnitud mingisuguste varasemate materjalide alusel oma järeldusi tegema. Et kuulge sõbrad, see ei ole riigi juhtimine. See ei ole avatud konstruktiivne dialoog. See ei ole parlamentaarsete konsensuste leidmise võimalus. Lihtsalt ei ole võimalik. Ja see ongi kujunenud mustriks. Selle aja jooksul, kui Kaja Kallas usurpeeris võimu presidendi abiga, kes ei nõudnud, et ta peab tagasi astuma ja tulema uuesti volitusi küsima, et uut valitsust kokku panna. Sellest ajast peale, kui Kaja Kallas usurpeeris võimuriigis, on toimunud järjekindel parlamendi allasurumine, parlamendi töö muutmine selliseks ha-ha-ha, kus muidu nalja saab, kui see ei tee. Selliseks formaadiks. Ja me püüame seda olukorda muuta ja toome täiesti normaalse eelnõu, mis on valitsuste ülene, aegade ülene, koosseisude ülene,
See kehtib ka siis, kui ei ole EKRE-t enam. Kehtib ka siis, kui ei ole Reformierakonda enam. Või ei ole nad vähemalt valitsuses. Aga ei, viskame prügikasti. Jätkame samasugusel voluntaristlikul liinil, nagu praegu Kaja Kallase targal juhtimisel on välja jõutud. Ja loomulikult siin ka Riigikogu juhatuse teatud liikmed on omalt poolt väga tugeva panuse andnud. Nii et sõbrad, see on selle eelnõu mõte ja tulla siin, no nii, see on nii tülgastav ausalt öeldes, et nii nagu me kuulsime praegu ka infotunnis, esitad mingi küsimuse ja vastu saad mingisuguse süüdistuse, no milles? Vastu saad mingisugused, nõunikud usinalt saadavad siis telefoni peale. Aga te öelge, et näed, Mart Helme 10 aastat tagasi ka ütles niimoodi. Mart Helme juba Moskva saatkonnas käitus niimoodi. 25 aastat tagasi oli ta juba siga ja kaabakas ja petis ja varas. Kulla sõbrad, kuhu te niimoodi jõuate? Kuhu see riik niimoodi jõuab? Ei jõua mitte kuskile, kui me tegeleme PR-iga selles tähenduses, et kunagi kivi ajal, siis kui kasutati ränikivist tööriistu ja teravast luust mingisuguseid Köösneri tööriistu, vaat siis juba olid niisugused ja naasugused pahad asjad sündimas Eesti maa muna peal. Et nii, sõbrad, ei saa. Ja muidugi, ega te ennast ei muuda, te ei ole võimelised ennast muutma. Te jätkate samas vaimus ja vaadake, mis tulemus on. Tulemus on see, et teie kallis Kaja Kallas jääb igal pool uste taha. Teda ei võeta kuskil tõsiselt ja tulemus on see, et teie targal juhtimisel, mis jätkub nüüd veel ilma ühe partnerita, et lihtsam oleks asju ajada kogu selle kantimise ja varastamise ja muus jamaga, Eestist on saamas läbi kukkunud riik. Ja läbi kukkunud riigid ei jää püsima. Ja selleks, et Eestist ei saaks läbi kukkunud riik, on vaja, et meil parlament töötaks ja töötaks niimoodi, et ka opositsiooni seisukohti, eelnõusid ja vajadusi diskussiooni panustada arvestatakse. Ja kui te sellega tegelema ei hakka, kui te endale sellest aru ei anna, siis on asjad väga halvasti. Ja ka teile on halvasti. Ka teid ei ole ühel päeval mitte kellegile enam vaja. Teid on vaja ainult seni, kuni Eesti riik püsib. Kui Eesti riiki enam ei ole ka teid mitte kellegile enam vaja. Võimalik muidugi, et kameelionid oskavad ka uutes oludes karva ja värvi vahetada ja mõned jäävad vee peale, aga enamik ei jää. Enamik nendest, kes vajutavad siin seda värvi, mida kästakse, ei jää vee pinnale. Et mõelge natukene laiemalt ka, kui ainult see paradigma, millest te oskate siin elada, et 5 aastat tagasi Martin Helme ei tulnud komisjoni ette. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! Igaks juhuks 3 minutit lisaks. Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid ja inimesed, kes jälgivad interneti vahendusel. No peab nõustuma hea Mardiga, et asjad ongi halvasti. Teate, asjad ongi halvasti, kuna juba see eelnõu on siin. See näitabki, et asjad on Riigikogus halvasti. Meil on üleüldiselt probleem ju tegelikult nii juhtimisprobleem, demokraatiakriis. Ja kui me räägime demokraatiakriisist, siis tegelikult see on siin samas meil siin hoones Riigikogus. Me oleme jälginud, kuidas tegelikult on pidevalt vaigistatud opositsiooni, on kõik selleks tehtud, et opositsioon ei saaks oma tööd teha. Ja lisaks sellele nüüd on tekkinud selline uus komme, kus lihtsalt ministrid ei tule komisjoni ja ei anna aru. Meie Riigikogu paneme ministrid paika, kinnitame nad ära ja siis meie juurde kui tööandjate juurde ministrid lihtsalt ei ilmu. Ja siin on olnud tõesti väga palju näiteid, eeskätt mis puudutab hea kolleeg Anastasia Kõlvartit, kus tegemist on siis erikomisjoni juhiga, kus ta on palunud mitmeid kordi, et tuleks aru andma peaminister, tuleks aru andma keskkonnaminister, tuleks aru andma rahandusminister. Ja ei ole ilmunud lihtsalt. Ja teemad on tegelikult olnud väga olulised. Ja lisaks sellele, et nad ei ole ilmunud, nad ei ole edastanud ka materjale. Mille jaoks need komisjonid siis siin toimetavad üldse? Miks see töö käib?
miks me seda tööd teeme. Ja kui on olemas erikomisjon, uurimiskomisjon, siis tegelikult ju tegeldaks sellega, et aru saada, kas on tehtud vigu, millal on tehtud vigu ja kuidas neid asju nagu paremaks teha. Aga kui ei tulda ja ei anta seda infot, ei tulda ise füüsiliselt kohale, ei saadeta materjale, siis tegelikult kõik need küsimused jäävadki üles ja avalikkus ei saagi teada. Ja see on ju probleem, see on ju see koht, see on see probleemne koht, mis siis selle eelnõuga tahetakse ju lahendada. Aga mul on tõesti kahju, et Riigikogu on jõudnud nii kaugele, et me toome siia saali sellised eelnõud. See näitabki, et meil on väga suured probleemid. Ongi halvasti kõik. Ma saan ainult Mardiga nõustuda. Ongi halvasti. Ja see on praegune see valitsuse, ma nüüd ütleme siis eelmise valitsuse, kus oli siis nii sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 kui Reformierakond, see ongi nende töövili. See on tulemus. Ei ole ilus tulemus. Nii et loomulikult see on vajalik seaduseelnõu, arvestades praegused ministrid, nii nagu ma ütlesingi, erikomisjonidesse tihtipeale ei ilmu ja väga olulised tähtsad küsimused, mille osas me peame ja ka ühiskond soovib saada vastuseid, siis need jäävad vastuseta. Nii et head Riigikogu liikmed, kes on siin saalis ja kes veel jälgivad meid interneti vahendusel, ma kindlasti kutsun üles seda eelnõud toetama. See reguleeriks nii praegust aega kui ka tulevast aega. Jah, minevikku ei saa reguleerida. Et siin oli näide minevikust. Aga me saame muuta olevikku ja me saame muuta sellega tulevikku. Nii et igal juhul veel kordan üle. Mul on kahju, et me oleme nii kaugele jõudnud, et sellised eelnõud, ma arvan, et see ei ole ka viimane seda sorti, kus me tegelikult tahame poliitilist kultuuri muuta. Ma just eile olin ühes saates raadios ja samamoodi tegelikult kõikide muude probleemide juures seas, kus otse-eetris helistati ja päriti ja juhiti tähelepanu, siis üheks väga suureks probleemiks oligi poliitilise kultuuri küsimus. Nad tõesti, inimesed ei saa aru, et mida me siin teeme, miks me nii teeme ja kas tõesti me ei suuda nagu korra majja lüüa vähemalt oma töökorras. Ja see eelnõu kindlasti seda võimaldaks. Nii et palun toetada seda. Aitäh! Aitäh teile! Ja sõnavõtt koha pealt Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Valdo Randpere, palun. Ei, ma tahan vastusõnavõttu, kuna ilmselgelt minule viidati. Hea kolleeg, sellisel juhul on vastusõnavõtt Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun. Okei. Eelkõneleja siin Lauri Laats ütles targad sõnad, et minevikku me ei saa muuta. Ometigi enne teda käis puldis Mart Helme, kes just minevikku muutis ja ma tahtsin natuke teda korrigeerida. Kuigi ajalooline Mart, aga näed, meelest on läinud see, esiteks tundus mulle tükk aega tema kõne jooksul, et ta usub endiselt, et Kaja Kallas on peaminister. Kaja Kallas ei ole enam peaminister. Aga teine asi, see väide, et Kaja Kallas presidendi abiga usurpeeris valitsuse ja sellest hakkasid meie hädad peale, kuna Kaja Kallas keeldus tagasi astumast. See ei vasta tõele. See, millele Mart Helme tõenäoliselt viitab, on see, kuidas Kaja Kallas 3. juunil 2022 vabastas Keskerakonda kuuluvad ministrid. Tema palvel president vabastas nad ametist. Ja 14. juulil astus Kaja Kallas tagasi. 18. juulil astus Kaja Kallas uuesti ametisse peaministrina oma teise valitsuse juhina ja teine valitsus kooses siis Isamaaliidust, sotsiaaldemokraatidest ja Reformierakonnast. Nii et rääkida Isamaast, rääkida sellest, et Kaja Kallas ei astunud tagasi, usurpeeris valitsuse, see on jama. See ei vasta tõele. Ja Helle-Moonika Helme võiks ka vahele sädistamise järgi jätta, see oleks lihtsam siin saalis istuda. Aitäh! Aitäh! Koos sellega, head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Juhtukomisjoni ettepanek on eelnõu 552 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda ettepanekut hääletama. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.
Head kolleegid, panen lõpphääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 552 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle poolt hääletas 45 Riigikogu liiget, vastu oli 15, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 552 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Sellega on 3. päevakorrapunkt lõpetatud ja koos sellega on lõppenud ka tänane istung. Aitäh teile kõigile osalemast!